kuulame siis kõigepealt mõned sellised pisikesed kokkuvõtlikud lood, mis tegelikult on väga suured. Maailm sai alguse munast. Lind munes muna, kaks varianti. Kas ta munes selle muna ühte koplisse ja sealt siis tulid munad, tegelikult tulid tähed ja päike ja kuu ja kõik. Või siis hoopis juhtus nii, et oli ainult vesi, maad ei olnud. Ja siis loomad ja linnud olid olemas ja nad pidasid aru, et tegelikult peaks olema natuke maad ka kusagil. Ja pikk lugu, mis kõik vahepeal juhtus, aga siis lõpuks üks lind, kes võib-olla oli kaur, igal juhul selline pardiline, siis ta sukeldus sügavale sinna vee alla põhjani välja, tõi sealt muda ja pani selle kuidagi maaks ja munes sinna munad ja siis sellest sai maailma alguse. Või? Alguses oli suur pauk. Keegi ei tea, miks see tekkis, kus see tekkis, mis varem oli, aga igal juhul käis suur pauk. Ja siis tekkis tegelikult alles valgus ja siis see kõik hakkas laienema, suur pauk. Ja siis hakkasid tekkima gaas, hakkas niimoodi koonduma kokku sellistesse spiraalidesse. Ja siis, kui need muutusid nii tihedaks, siis need süttisid, tekkisid tähed. Tähtede ümber hiljem hakkasid tekkima siis sellised kivipallid ehk siis planeedid. Ja siis need tähed lõpetasid oma elu, nagu plahvatasid, hävitasid kõik ära, aga siis tekkisid jälle uued tähed. No ja siis ühel hetkel tekkis üks täht, mille nimi on päike. Tekkis siis, ütleme niimoodi, et kui universum oli juba 2/3 aega olnud ja siis päikese ümber tekkisid ka need kivipallid ja gaasipallid ja siis 3. palli peale tekkis elu. Ja siis elu arenes seal, no ja pikalt ei räägi, aga et siin me oleme. Nii, see on. Või Jumal lõi maailma 6 päevaga ja 7. puhkas. Ja iga päev, kui ta midagi lõi, näiteks taeva ja maa, loomad, linnud, loomulikult inimese, siis alati ta päeva lõpus ütles, et ta oli loonud näiteks loomad ja linnud ja ta vaatas, et see on hea. Tundis rõõmu. Hästi tuli välja. Või alguses oli kaos. Kaos tähendas seda, et oli selline nagu täis tühjus. Tühjus, mis oli kõike täis. Ja midagi muud ei olnud. Ja siis sellest tühjusest hakkas nagu kerkima selline nagu tantsiv olend, nagu naine. Ja siis ta tantsis ja tantsis, seda nimetatakse Gaiaks. Ja siis ta kuidagi tantsis selle maailma välja. Ja tema kehast sai mingil kujul maa ja tegelikult ka tantsis need tähed ja galaktikad ja siis läks lugu edasi, siis tekitas või sünnitas erinevaid olendeid, siis ta nagu sai veel nendega lapsi. Siis osad seal, need lapsed tapsid oma vanemaid, ühesõnaga see lugu läheb nagu, ma ei taha nüüd öelda, aga on sellised seriaalid, mis kestavad mingisugune mitusada osa. See oli umbes niimoodi. Või viimane variant hetkel. Et alguses oli jällegi suur tühjus. Aga siis hakkasid tekkima nagu 2 erinevat poolt sinna.
ja tekkisid sellised tegelased nagu hiiud, et siis külma või halla hiiud ja siis tule hiiud. Ja siis kuidagi nende ühendusest tekkis siis esimene olend, päris olend, kelle nimi oli Üümir. Ja, ja ja mõne aja pärast tekkis üks teine olend, lehm, kelle nimi oli Audhumbla. Ja siis noh, kes seda täpselt kõike mäletab, ma ei olnud seal, aga et siis Üümir jõi Audhumbla piima ja igasuguseid asju juhtus ja siis kuidagi sünnitas siis kolmikud Oodini, Vili ja Vee. Ja siis juhtus veel igast asju ja siis need kolmikud tapsid tegelikult Üümiri ära. Ja siis Üümiri kehast saigi nagu jällegi kogu maa. Ja siis need kolmikud tegelikult kahest puust muuseas. Üks oli vist jalakas ja teine oli saar, noh praegu ma pakun natuke umbes, lõid siis mehe ja naise. Ja siis läks lugu edasi. Et no vot, ja millise sina siis valid? Väga põnev jah. No vot, aga väga palju kõlab läbi sellist mingit vägivaldset tooni, et keegi tappis kellegi ära või oli üks pool ja teine pool, et kas tõesti siis konkurents ja selline võitlemine on see, mis teid edasi? See tugevamine vellu, mis siis tekitab evolutsiooni, on see siis tõesti nii, kuidas? See on veel eraldi lugu, kuna jah, tõesti see on see lugu, mida mina olen siis uurinud, mis on mulle nagu tähtis olnud, et ja sellest olen ka kirjutanud ja rääkinud. Et no kui see nüüd katsuda lühidalt ära rääkida, jah. Et no ütleme niimoodi, et alustame siis Darwinist, Charles Darwin, keda siis kõik, ma oletan, et on kuulnud, et oli selline mees. Ja kes oli tõesti väga hea nagu looduse uurija ja looduse tundja. Ta sõitis purjekal ümber maailma veel 5 aastat, uuris loodust, et siin pole üldse mingit küsimustki, et ta oli nagu ülihea ja terane looduse tundja ja ka mõtestaja. Ja siis noh, tegevusaeg on siis 19. sajandi keskpaik. Ja nüüd me peame mõtlema, et aru saada, et siis see valdav lugu oli ju siis ikkagi see, et Jumal lõi maailma, noh, kas siis 6 päevaga või mingisuguste päevadega. Siis see kõik toimus umbes 6000 aastat tagasi ja on selle välja arvutanud piiblist, Vanast Testamendist. Et see on see kontekst, ja siis mingisugused inimesed hakkasid sellest kahtlema. Ja noh, et siis geoloogid avastasid, et kivimid on selliste kihtidena või noh, nad ei avastanud, kõik teadsid seda, aga nad hakkasid kokku viima, et kihid näiteks siin, ma ei tea, Tartus ja Rakveres või hoopis kusagil Leedus on sarnased. Ja siis hakkasid leidma või otsima siis kivistisi kividest, noh, mingisuguseid tigusid või mis on nagu kivistunud ja vot siis hakkas nagu see mõte liikuma, et äkki on see kuidagi kõik ajaga seotud, et see kõik noh, nii-öelda ei pandud korraga Jumala poolt paika sinna, vaid et need kivimid ise on kuidagi üksteise peale niimoodi noh, nii-öelda settinud ja muutunud ja nii edasi. Ja ehk siis tähendab seda, et seal allpool need teod, kes sealt leitakse, et need elasid hoopis kunagi noh, nagu ammu-ammu. Nii, ja noh, vot see oli siis selline ketserlik mõte ka, et kui see üldine teadmine oli see, et Jumal lõi kõik liigid noh, korraga laks, noh, kui keegi mäletab viimset reliikiat, on ju, siis seal tuli meelde lihtsalt siis, seal ka oli mingisugune mardikas või putukas, et siis uurisid seal, et Jumala loomade nimekirjas teda küll ei ole. Järelikult peab olema see saatana sigitis.
et siis noh, vot selles kontekstis, et siis see oli ketserlik mõte, et liigid noh, on muutunud ja siis tegu ei ole mitte 6000 aastaga, vaid noh, alguses mõeldud võib-olla miljonid aastad, aga tänaseks on noh, ütleme nii, et siis see teaduslik lugu ütleb, et maakera vanus on 4,6 miljardit aastat. Ja et selle aja jooksul on siis noh, toimunud siis areng või muutumine, et alates siis imepisikestest bakteritest kuni no vot meieni siin välja. Ja nüüd, et see konkurents ja koostöö, et noh, et siis Darwin siis noh, põhimõtteliselt ütles seda, et kuidas see muutumine siis toimub, noh, loomadel ja taimedel on palju järglasi üldjuhul. Ma ei tea, tammel on 1000 tõru näiteks või mingisugustel puudel on võib-olla tuhandeid. Loomadel võib olla ka, on ju, kas siis 10 poega või 100 või ka tuhandeid, on ju, kui me mõtleme loomi laiemalt. Nii, ja nendest ainult osad jäävad ellu, noh, see on fakt. Aga et kuidas siis on, et kes siis jääb ellu? No, et siis Darwin ütleski, et need, kes on paremini puhastunud, need jäävad ellu, et kas siis neil saavad paremini toitu kätte või leiavad kaaslasi või midagi iganes. Aga siis, kuna see oli kõik siis 19. sajandil, kui just oli selline ka tärkav kapitalism, on ju, siis noh, see üpris kähku nii nagu juhtub, et see mõte noh, nii-öelda kaaperdati ja väänati natukene, et juba Darwin ütles, et tugevam jääb ellu, on ju. Tegelikult ta ei öelnud. Et kõige kohastunum jääb ellu. Ja et noh, nagu õigustada siis seda noh, küllaltki sellist karmi ja tooret või räiget isegi sellist noh, nagu tööstusühiskonda. Ja siis ja no see, ma räägin sellest nii pikalt sellepärast, et see mind noh, nagu päriselt nagu väga häiris kuidagi sisemiselt, et nii nagu öeldakse, et koolis õppides, ülikoolis õppides hiljem, et noh, nagu gildid on midagi valesti või loos on midagi valesti. Ja sellepärast ma hakkasin noh, tasapisi lihtsalt uurima, et kas on ka mingisuguseid teisi lugusid selle evolutsiooni kohta ja noh, vot ja sealt tuli siis see noh, võiks siis nimetada nagu selliseks teiseks looks, et kus siis, mis räägib sellest, et jah, konkurents ehk siis üksteise ärasöömine või siis noh, nii-öelda väljatõrjumine, see kõik on olemas, aga tegelikult võiks öelda, et siis nagu selline koostöö või kokkutulemine, kokkuleppimine, et see on kaasa toonud hoopis nagu suuremad arenguhüpped evolutsioonist, noh, see kõik ei jõua siin rääkida, aga kuidas bakteritest sai siis selline päris tuumne, selline keeruline rakk ja kuidas rakud on kokku tulnud, et moodustada suuremaid organisme, ehk siis noh, tegelikult see jõuab nagu hästi sellise lihtsa näiteni lõppkokkuvõttes, et noh, et meie enda keha, sinu enda keha. Et noh, see noh, lihtsalt on nagu selline imeline, kui nii võiks öelda, et noh, päriselt ilma igasuguste naljadeta, et meie kehas on siis noh, umbes on ju selline 40 triljonit rakku, nii pluss umbes sama palju bakterirakke, nii need rakud on moodustanud poed, organid, organsüsteemid ja kõik see toimib niimoodi, et noh, et põhimõtteliselt me ju ei juhi seda mitte kuidagi ja me ei suudakski seda juhtida, sellepärast siis me ei ole selleks võimelised, me sureks kohe ära. Noh, kes suudaks juhtida kõiki reaktsioone, ma ei tea, oma maksast näiteks. Et noh, et see on nagu selline ehe näide, et noh, et mingisugune selline noh, koordineeriv koostöine tarkus on olemas, see juhib seda ilma igasuguse mõistuse sekkumiseta. Ja noh, et see pikk vastus nagu räägib selle lühidalt kokku, et tõepoolest koostöö on või kokkuleppimine, kokkutulemine on siis evolutsioonis mänginud väga suurt rolli ja võiks öelda, et kohati olulisem kui konkurents.
kui me tuleme tagasi loomislugude või otsuste tegemise juurde ka, siis paljudes kultuurides on see üsna sõjakas või lausa valedel põhinev, nagu kapitalismist ma siin mainisin enne seda, et kuidas sa soovitaksid siis näiteks juhtida sa oled poliitikas ka ju kaasa löönud, et mida võiks muuta, mis praktikaid võiks näiteks kasutada selleks, et kas või näiteks firmasiseselt või lihtsalt, kui inimesed tulevad kokku, et kuidagi luua asja nii, et jutt jõuab südamest südamesse ja et valed ei pääse kuidagi nii palju võidule. Mida võiks muuta? See on nüüd suur küsimus. No ühtepidi toimub päris palju, et mis puudutab organisatsioonide juhtimist, et siis tõesti juba paarkümmend aastat võiks öelda, et ta on siis selline, kohati ka rohkem, et toimunud siis selline nähtus, mida nimetatakse ühistarkusega juhtimine, et sellel on erinevaid nimesid, nagu ikka heal lapsel, kollektiivne tarkus ja ühistarkus ja nii edasi, nii edasi. Aga mis nagu hästi nagu proovin piltlikustada, et tähendab seda, et kui on mingisugune kogukond, kogukond ongi tegelikult nagu lihtsam näide mõnes mõttes, et firma on juba, ettevõte on keerulisem. Et see oletame, et sinna kogukonda kuulub, ei tea, 10 inimest ja et keskmine vanus on näiteks 40. Et siis on selline hea pilt, et 10 korda 40 on 400. Ehk siis see on nagu fakt, et see ei ole isegi selline kujund, et selles 10-liikmelises kogukonnas on 400 aastat elukogemust ja tarkust. Ja nüüd, kuidas seda siis kõige paremini kasutada? Et see on nagu see küsimus, et kuidas ta saab välja tulla. Ja selleks ongi siis kõiksugu meetodid, kui nii võib öelda, et üks inimkonna kõige vanemaid faktiliselt juhtimismeetodeid ongi ring. Ja kas ta on siis jutupulga ring, et tähtis on see, et igaüks saaks, et igas ühes on see killuke tarkust, mis on vaja kogukonna heaks toimimiseks. Me teame, ma arvan kõik, et alati see, ega see polegi nii ette nähtud tõenäoliselt, et see alati kõik nagu sujuvalt töötaks, aga see on, ütleme siis see alus. Ja siis on igasugused suuremad meetodid, sotsiokraatia on selline lausa organisatsioonide juhtimise meetod ja nii edasi ja nii edasi. Aga minu veendumus on see, või ütleme, et nüüd me peame siis nagu sellise loo jutustamise juurde tagasi tulema, et äkki on nii, et ka siis planeedil või Gaial võib olla nagu oma selline arenguvõimalus lugu. Ehk siis, et tõesti nagu ülilühikese aja jooksul on siis inimkond kasvanud, ütleme siin nagu mingisugused 100 miljonit või mis iganes 8 miljardini, nagu kõik on lakke läinud, kõik kõverad. Ehk siis midagi peab muutuma, see on siil selge. Üks nagu see jõud kisub või mitte kisu, aga suunab nii-öelda siis selle suunas, mis on olnud, ehk siis, et sõdime omavahel ja teeme seda, mida on aastatuhandeid tehtud. Aga teine suund ongi see siis, et mida võiks nimetada siis kuidagi täiskasvanuks saamiseks. Mida iganes see tähendab, mina ka ei tea, mis see tähendab. Aga ja siin on siis selline huvitav asi, et mina oma siis nende elatud aastate jooksul olen jõudnud sinnani, et öelda, et tegelikult praktiliselt ma ei tea mitte kedagi, kes päriselt teaks. Ja minu suur eeskuju õpetaja Elisabeth Sartouris, kes kirjutas selle maailmatantsu, mida tõlkisin ja nii edasi, kes käis 87-aastaselt siin Eestis. Et tema käest ka küsiti mitu korda siin, et mis meist saab.
mida teha. ja siis tema ütles, et ainuke asi, mida teha, noh, tema arust ja ta ei olnud, ta oli väga selline terav, noh, või ta nagu ei loopinud sõnu, onju. Et ta ütles, et ainus asi, mida teha saab, ongi, et no kõlab on ju väga lihtsalt, aga et kuidagi kuulata seda oma noh, ja siis sisetunnet, hinge sõnumit ja et kui ja usaldada, et kui noh, suur hulk inimesi seda teeb, et siis on lootust, et niimoodi. aga mis aitab siis inimesel seda sisehäält kuulda, sest väga palju meil endas mängib hirme, ärevusi, vahest võib meiega mängida ka trikster või mingisugused kultuurilised mõjutused, kuidas siis eraldada ära seda päris südamehäält ja muud. No see on küsimus igale ühele meist. Et ma jällegi ei hakkaks mingeid vastuseid produtseerima, aga ma arvan, et igaüks, kes praegu kuuleb seda, et tegelikult tunneb, et üks võib-olla asi küll, et mis mulle endale on noh, kasulik teadmine olnud. Küsisin ka ühe Eesti targa käest, keda isegi paljud vist või noh, ei tea, ta ei ole kusagil avalikkusel või meeskondadest rohkem ei räägi. No küsingi umbes, et ütle siis, et kus see kompass on või et mille järgi nagu liikuda ja tema ütles, et see kompass on selline sügav sisemine rõõm. Sügav sisemine rõõm. Ehk siis no vot see noh, minu jaoks see on noh, küllaltki hea ja täpne, et kui mingi asi nagu tegevus, mõte, suund tekitab sellist sügavat sisemist rõõmu või vähemalt aimdust sellest, et noh, siis äkki on hea. sageli öeldakse, et sisemine rahu on ka see hea indikaator. Jah. Rõõm ja kurbus ei lõpnud äärmuslikku emotsioonid tegelikult võivad sind viia erinevatesse suundadesse. No aga rõõm on ka ikkagi hea. No hea, kindlasti jah, rohkem rõõmu. Seda kindlasti jah. Ja no muidugi noh, Fred Jüssi, kes inspireerinud on ju siin, ma ei tea, tõenäoliselt sadu tuhandeid Eesti inimesi, kaasa arvatud mind, et tema on ju ka nagu väga noh, ilusasti sõnastanud seda, nagu paljusid muid asju on ka sõnastanud, et noh, võib-olla on see kohane siin ikkagi meelde tuletada. Et Fred ütles umbes nii, et temal ei ole elus eesmärke, aga tal on suund. Ja et see on nagu selline sisemine või see on nagu heli, mida sisemiselt ta kuuleb ja siis läheb selles suunas. Aga siis on huvitav koht ka, et vahest tuleb mingisugune muu selline äge muusika, tuleb põlevad, mingi kõrts on tee kõrval. Ja see tundub nii äge ja siis ta lähebki sinna ja ongi äge. On tükk aega seal. Äkki hakkab meelde tulema, et mul oli mingisugune oma laul, oma heli. Ja siis läheb välja kõrtsist vaikne, suhteliselt täis taevas. Ja siis ta kuuleb seda ja siis ta läheb jälle selles suunas edasi. Oma heli jah. Aga kui me teeksime oma heliga koos liigume, aga nüüd tuleb vahel AI, mis siis saab, sest me nüüd kõik loome koos AI-ga. Kuidas see siis hakkab välja nägema energeetiliselt? No me juba teeme seda. Mis siis maailmast nüüd ikkagi saab? Ei tea. Aga no üks lähenemine on see, et mis mulle noh, mitte ei tundu õige, aga ma tahan, vot see on nagu see lugu, mida ma praegu räägin. Et kui nii-öelda kõik on tehtud, nii-öelda tehtud teadusest, ehk siis teadus on nagu kõige alus, jah. Nii, siis meie oleme
mingi teaduse väljendus siin inimestena ja ai on ka teaduse väljendus teisel pool. Ehk siis selle loo järgi me oleme nagu mõnes mõttes samast asjast tehtud. Ehk siis see kuidagi ühine pind on. Ehk siis me ei olegi võib-olla nii eraldatud. Ja võime siis suhelda, et Alar Tamming kirjutas ju sellest väga hea raamatu, reklaami, teadvuse sünd. Ja millele ta kirjutaski koos siis Claude'iga ehk siis tehisintellektiga. Ja seal ongi juttu sellest, et kuidas siis erinevad tehisintellektid teadusele tulevad ja neil on tekivad grupeeringud ja siis kuidas nad inimestega suhtlevad ja väga-väga huvitav. Aga et vähemalt seal raamatus nagu jõutakse ka pigem sinnani, et kui üldse rääkida mingist arengust või potentsiaalist, et see olekski siis nii-öelda inimesed ja ai koos. Aga mis puudutab kõiksugu triksterid, et pidime nendest rääkima, et kui me nüüd tuleme siis mütoloogia ja lugude juurde tagasi korraks, et need on täis triksterid, kubisevad triksteritest. Vanapagan, kojott, rebane, nii edasi ja kusjuures ma ei hakka praegu siin ei tohi selliseid suure energiaga tegelasi nimepidi nimetada, et praegu on ka neid täiesti reaalsete inimestena siin terve hulk meie maailmas tegutsemas. Ehk siis, et kes nagu pööravad kõike pahupidi, ütlevad sulle, et tegelikult sa oled kõigest valesti aru saanud, et sa ei pea minema sinna, vaid hoopis sinna. Keerutavad ringi, eksitavad ära. Ja järelikult neil on oma roll, kui praktiliselt kõik maailma kultuurid nendest räägivad. Ütleme siis nagu piibli lugude kontekstis saatan või siis väiksemad tegelased, kes nagu kelle üks roll on kindlasti nagu eksitada ja torkida ja testida, kas sa oled ikkagi nagu piisavalt kindel ja nii edasi. Et mul on siin hea rääkida, ega mulle ka ei meeldi, võib-olla mõnikord, aga lugudest rääkides siis nii on. Eks sa arendab neid. Absoluutselt. Aga huvitav küsimus on see, et mis triksterid on ju ka mingid tegelased, nagu filmides või teatri see näidend ütles, et kui nagu neid ei oleks, siis ei oleks ka millestki rääkida. Aga kuidas siis inimesed saaksid neid ära tunda? Või keegi räägib näiteks ilusa loo, kuidas sa selle siis ära tunned? Võib-olla ei usku. Olen jäänud. Eks me kõik ole vahest tükki. Aga siis mingi hetk võib-olla hakkavad mingid väiksed kahtlused tekkima, sest tuleb loo osas. Aga lugude tundub, et üks selline nagu reegel või kuidas nagu lood toimivad, see on ka oluline teema, et inimene on kuidagi ehitatud niimoodi, et inimene toimibki läbi lugude, et see on selline nagu jõuline väide, aga te võite seda kontrollida, ümber lükata või siis nõustuda mingil määral, aga et meile räägitakse, kui üldse, me hakkame üldse aru saama keelest, et siis põhimõtteliselt ikkagi meile hakatakse rääkima erinevaid lugusid, laias mõttes lugusid. Et need võivad olla sellised uskumused, et sellist lühilood nii-öelda, et täna siin oli, et näed, ei tundnud sind ära, saad rikkaks, selline väga huvitav lugu oli. Või siis kõik selline, ütleme, pärimuslik teadmine.
aga siis selliste suuremateni välja. Ja noh, et alguses ma rääkisin, et maailm loodi munast, suurest paugust, üümirist, kaljast, nii edasi, nii edasi. Et lugudel tundub olevat selline omadus, nüüd see läheb juba sellisele huvitavale pinnasele, et mida enam noh, mingis ringis, mingis kultuuris mingeid lugusid räägitakse, et seda tõesemaks nad muutuvad kuidagi. Ja et lõpuks mingil kujul ongi nii, et noh, et me võime siin noh, kas siis naerda või kuidagi nagu üleolevalt suhtuda, et noh, kuidas siis Kaia Antsust see maailm tekkis või kuidas see munast tekkis, noh, et see on nagu ilus romantiline metafoor. Aga kui nüüd võtame selle suure paugu, ega see ei olegi nagu nii väga erinev, et kõik oli surutud sellisesse imepisikesse täppi kokku. Noh, see küll plahvatab, munad ei plahvata tavaliselt, aga noh, et põhimõtteliselt noh, nagu midagi sarnast seal ju on. Ja see suure paugu lugu, see mulle ka üllatuseks, et see sai noh, nagu valdavaks alles 70-ndatel ehk siis, kui mina umbes sündisin. Et enne seda oli igasugust erinevat ka teaduslikke variante. Ja et kuhu ma tahan jõuda, ongi see, et noh, et seda ongi noh, nagu raske noh, võib-olla minul mõista või no ütleme nii, et ma tegelen sellega. Et kuidas on olla noh, mõtteharjutus, et kuidas on olla kultuuris, kes teab, et maailm saigi alguse munast. On ju, see kõik teavad seda. Noh, keegi tuleb, räägib, et ta oli, ma ei tea, mingi üümir või noh, see on nagu mingi toit jutt või midagi muud. Munast sai alguse looma. Ja siis mingil kujul saigi, et kuidas need lood nagu hakkavad, noh, lood. Lood seda maailma, mida inimene siis ootab, kui ta üles kasvab. Ja sõjakas maailm, kus oli võitlus, maailma loodi või oli selline rahulik koosloomine. Ja noh, mis seda sõda puudutab, et siis tõesti, et noh, sellest on kirjutanud ainult siin inimesed, kes on seda uurinud aastakümneid, et noh, et noh, me oleme kuidagi nii harjunud selle sõdade maailmaga, sõdade kultuuriga. Aga et noh, et täiesti faktiliselt, arheoloogiliselt on ju on tõestatud, et noh, et umbes 10 aastat tagasi oli siis erinevaid kultuure. Noh, kuulsamad on ju Kreekas või Kreetal, Keene ja mis nad seal kõik olid, on ju, et mis olid, tundub, et sõdadeta. Noh, jah, siis sellised rohkem nagu emajärgsed on ju ja nii edasi. Ja ega me ka ei tea tegelikult suurt, noh, peaaegu mitte midagi, et noh, näiteks mis oli siin maal, mida me nimetame Eestiks või maailma, siis see on suur nimi. Et mis oli siin maal, noh, ütleme näiteks, noh, 2000 aastat tagasi, noh, ütleme enne kõiki neid viikingeid ja seda. Et võib-olla ja ongi viiteid, et noh, et siin oli ka selline noh, matriarhaat või emajärgne kultuur. Ja noh, vot siin seostab jälle lugudega, ja sellest on kirjutatud üks selline võimas telliskivi raamat, mis on siis ilmunud 2 aastat tagasi, umbes 3 aastat tagasi eesti keeles ka. Et selle nimi on Kõigi asjade hoidik. Ja see üks nagu põhiväide on seal, nad siis 2 meest on uurinud mitte paljusid põlisrahvaid, mingis Põhja-Ameerika omi, aga teisi. Et üks põhiväiteid on see, et inimesed siis läbi aja on noh, katsetanud nagu maailma kõiki väga erinevaid ühiskonnakorraldusi. Ja noh, et minu jaoks ongi see huvitav kuidagi seostada nende lugudega, ehk siis, ja nad räägivad ka sellest, et noh, näiteks osadel indiaanlastel ja noh, tegelikult see on isegi siit lähemalt ja võib-olla isegi Eestis on olnud midagi sellist,
et, et noh, näiteks mingisuguse suure osa või noh, näiteks pool või 30 aastat elatakse kusagil mingite hõimudena suhteliselt eraldi, noh, niimoodi väga võib-olla kogukondlikult, demokraatlikult, aga siis tullakse kusagile kokku. Noh, näiteks Islandil võivad ting ja igast asjad, onju. Ja siis seal näiteks noh, võivad olla mingid kuningad, kohtumõistmine, igast asjad, noh, mingi hierarhia. Ja siis minnakse jälle laiali, et isegi aasta sees võivad need lood muutuda. Ja noh, näiteks, et on tõendeid, et siis mingisugused ühiskonnad muudavad, ütleme nii, et proovisime siin seda diktatuuri, noh, nagu tundub, et ei ole mõnus. Nüüd teeme teistmoodi. Ja noh, see on nagu iseenesest ju selline noh, kuidas öelda, lootustandev sõnum, et seda lugu on võimalik muuta, et see noh, nagu mõnes mõttes, ma ei taha öelda, et kõige hullem, aga noh, kõige noh, võib-olla noh, mitte meeldiv on see, et tõesti, kui sõna otseses mõttes see lugu nagu raiutakse kivisse ja siis ongi ta seal kivis ja siis nagu kivis ei saa seda muuta, onju. Väevõimuga. Ja, just nimelt, ja täpselt, et ta on siis nagu luuakse kuidagi see noh, nii-öelda see aparatuur sinna ümber, et noh, kui sa julged kahelda, siis juhtub midagi. Aga kas on kuidagi uuritud ka seda, et näiteks milline ühiskonnamudel siis või valitsusmudel on kõige rahumeelsem? Kui vaatad kogukondi näiteks ja hõime, et kas on mingeid seoseid nähtud? Kas patriarhaal on seal mingit vahet või? No jah, noh, kahjuks peab nentima jääda, et noh, et vähemalt nende teadmiste järgi, mis siis on, et noh, et ilmselt jah, et need noh, et see matriarhaat, ega ka noh, täpselt ei tea ju võivad, praegu on maailmas ju neid ühiskondi ju olemas tegelikult, kes ongi, no mida see tähendab, noh, üks tahk sellest, et kogu nagu pärimine, maa pärimine käib siis emaliini pidi, ehk siis no ega mina ka ei tea, kuidas see täpselt igal pool on, aga et kas siis vanemale tütrele või kuidas iganes, noh, et seda maad ei jaotata eriti tükkideks. Ja et siis mehed noh, nii-öelda lähevad siis oma naiste juurde elama. Onju. Et noh, faktiliselt jah, tundub, et vähemalt päriselt on need rahumeelsed. Näiteks ka Põhja-Ameerika siis kirdeosa, et keda me tunneme seal, kus on suured järved, et siis seal on selline noh, väga huvitav nähtus, muuseas noh, nähtus rahvas rahvaste liit, keda siis kutsutakse irokeesideks, aga neil on siis ka oma nimi, et Pikamaja rahvas või Haudenosaunee. Ja siis noh, see ei ole nüüd nagu muinasjutt, vaid see on tõsijutt, et nende demokraatiat siis praegu peetakse üheks kõige pikemalt eksisteerinuks, et umbes 1000 aastat või no keegi täpselt ei tea, et see algabki loost. Isegi eesti keeles on natuke fragmente ilmunud, et Hiawatha lugu, et noh, et ühesõnaga, kuidas see on tegelikult väga vägev lugu, võid selle lühidalt rääkida, võib jah. Et jah, see on tõesti hea lugu. Et see on niimoodi, et siis kunagi ammu-ammu siis seal piirkonnas on ju elasid need rahvad nagu siis Mohawkid ja Onondaga ja Oneida ja nii edasi. Põhimõtteliselt 6 rahvast. Ja siis kõik nagu sõdisid omavahel kogu aeg. Ja noh, nagu elu oli selline karm ja hirmus ja ärev ja siis oli veel üks eriti kohutav mees, kelle nimi oli Tadodaho, keda kirjeldati nii, et tema juuksed olid ühesõnaga ta ei olnud ennast kamminud peaaegu kunagi ja siis olid nagu sellised maod ja sellised pusad ja puntrad ja siis ta nagu põhimõtteliselt sõi inimesi. Ja püüdis neid, nagu elas üksinda metsas ja ta lihtsalt oli nagu nii totaalselt kuri. Ja no vot nii, et niimoodi see elu seal kulges, kuni ühel päeval siis saabus sinna Mohawkide
randa järvelt üks kanuu, kust tuli välja üks mees, kes no, ei osanud korralikult rääkida, koputas. Ja noh, keegi ei tahtnud temaga tegemist teha, noh kohe maha ka ei löödud, ära ei söödud. Aga et siis üks mohhookide naine võttis ta noh, nagu enda juurde, et lihtsalt noh, et inimene tuli, et noh, et pakub talle peale. Ja siis, aga siis tasapisi noh, hakkas teda kuulama ja noh, kuidagi nagu aitama ja siis hakkas aru saama, et siis sel mehel on noh, mingi sõnum, et tal on mingi asi ajada. Nii, ja siis tuleb mängu siis teine mees, kelle nimi oli Hayawata, et kes siis oli kaotanud just siis naaberhõimu käe läbi või sellesama Tahu käe läbi siis põhimõtteliselt kogu oma pere oli tohutus leinas ja vihas ja siis tema kuidagi sattus ka sinna ja kuidagi sai aru, et siis see kokutav mees, noh, tema nagu see sõnum on see, et need hõimud võiksid omavahel nagu rahus elada. Sest alguses noh, täiesti noh, peaaegu pidi maha lööma enam-vähem, et ta oli nagu nii suures vihas aga siis ta ikkagi kuulas ja siis lõpuks kuidagi nagu jõudis kohale talle, et see võib nii olla, et kuidagi toimus mingi transformatsioon tema sees. Nii, aga kuna tema, see Hayata, oli jällegi selline ülihea kõnemees ja oraator, noh, et siis nad hakkasid koos ringi käima igal pool ja rääkima, et kuulge, et on võimalik teistmoodi elada. Ja noh, tasapisi alguses oldi vastu ja noh, kas tasapisi see sõnum levis ja noh, et inimestel tekkisid sellised positiivsed kahtlused, et võib-olla tõesti, kui nad nii räägivad siin. Aga siis kõik ütlesid, aga noh, et tegelikult see Taho on siin, et noh, et me ei saa ikkagi mõelge ise, et kuidas me siin nagu elame. Ja siis nad lõpuks läksid selle Taho juurde, otsisid ta üles ja siis toimus igasugused dramaatilised sündmused. Et seda Taho loomulikult tahtis neid ära tappa, siis Hayawata umbes ütles, et jaa, sa võid seda teha, aga noh, umbes, et kuula kõigepealt, kus ma sulle öelda tahan. Ja noh, ja siis rääkis temaga ja siis selgus, et Taho oli ka selline haavatud hing ja siis kuidagi pöördus ja siis nad kammisid tema juuksed sirgeks ja siis tulid kõik kenasti sealt metsast välja ja ütlesid, vaadake, et nüüd me võime alustada uue süsteemiga. Ja siis huvitav ongi see, ja see toimub siiamaani selles mõttes, et põhimõtteliselt siis selle uue Rahvaliidu selline nõukogu või nii. Ja siis, et seal kogunevad pealikud, aga siis nii nagu meil on Riigikogu esimees või parlamendi spiiker, et siis see Taho nagu saigi seal selle rolli. Väga huvitav on ju. Et noh, ei kujutagi ette ausalt öeldes, et mingisugune kohutav mõrvar ja inimsööja saab selleks parlamendi Riigikogu juhiks. Aga et see jutt algas nagu sellepärast ka, et oli matriarhaadist jutt, et siis neil ongi selline huvitav süsteem ja selle kohta on videost, et võib vaadata, et see, ma lihtsalt ütlen, et see ei ole päris muinasjutt, vaid tegelikkus mingil kujul. Et ühesõnaga jah, et siis mehed on pealikud, kogunevad, arutavad tähtsaid asju, aga et need mehed saadetakse või valitakse siis nimetavad nagu hõimuemade poolt. Ja nad võivad ka tagasi kutsuda, et kui tundub, et see pealik ajab mingit kahtlast asja seal Riigikogus, et tule tagasi, et arene ja saadame kellegi teise meil. Ja on mõned videod, mis ma olen vaadanud ka, et isegi mõtleks, et minu jaoks natuke kõhedust tekitavad, et on siis need Mohawki või igal juhul ühesõnaga nende rahvaste kõik naised seal koos ja on siis juttu nende kultuurist ja kuidas elavad ja siis
siis üks ütleb, et seadused, aga meie olemegi seadus. et, ja nad nagu mõtlevadki sinna, et vot ega mina ei tea, kuidas see elu sul käib, aga et noh, selle jutu mõte on endiselt selles, et neid lugusid on erinevaid, mille järgi inimesed elavad. Ja, just ja noh, et siis noh, nagu jõuabki nagu jälle natuke ringiga tagasi siis üksikisiku, nii et mis sai ka siia pealkirjaks pandud, et noh, et millist lugu lood sina või mille järgi sina elad, et noh, et seesama Elizabeth, kellest ma rääkisin, et tema ütles ka seda, et see hetk, kui inimene saab aru, et tal üldse on olemas selline asi nagu maailmavaade või siis noh, teistpidi öelduna, et kui ta saab aru, et ta elab noh, mingisuguses loos, et noh, see võib olla nagu pisiasjades, et või no ütleme, lugu on selline hästi suur nagu mõte või mõiste, aga noh, nagu mingites uskumustes, tavades, noh, igasugu naljalugust on ju selle kohta, et noh, selliseid poolnaljalugust, et noh, et mingis peres noh, ma ei tea, kasutatakse mingit väikest panni kogu aeg on ju ja siis tegelikult see on ebamugav ja ma ei tea, kõiki asju tuleb seal lõikuda ja noh, nii edasi ja lihtsalt kasutatakse nii ja siis keegi hakkab kunagi uurima, et noh, et miks ei võiks suuremat kasutada. No ja siis selgub, et juba ema kasutas ja vanaema kasutas ja keegi polnud noh, kunagi nagu selle küsimust tõstatanud. Et noh, see on selline võib-olla nagu väiksem materiaalsem asi, aga siiski väga ilmekas. Et Elizabeth ütles jah, et see hetk, kui inimene hakkab aru saama, et tal on maailmavaade, tal on see lugu. Või noh, ta ütles, et vaata seda nagu aeda. Ja et noh, tema ise tegi nii ja ma olen ise ka proovinud seda umbes niimoodi mõelda ja teha, et kui mul tuleb pähe või ühesõnaga ma teen midagi või tuleb mingi nii-öelda automaatne reaktsioon või midagi peab tegema, olema, rääkima, toimima, noh, ma ei tea, mida iganes. Et kust see tuli? Et kas vanemad ütlesid, et nii peaks olema või sõbrad või lugesin lehest või raamatust või ülikoolis keegi ütles, et ja siis okei, ütlen aru, kust see tuli. Ja siis ma mõtlen, et kas ma tahan, et see kasvaks minu aias. Võib-olla tahan, võib-olla on väga ilus, on ju. Aga kõik ei pruugi olla, et siis äkki, ma ei tea, istutan ümber või toon midagi asemele või see on selline huvitav koht. Iga lugu, mis me räägime, võib jääda kuskile kasvama kellegi pähe või iseendasse. Absoluutselt jah, see on väga suur vastutus, noh, nii-öelda ei tasu nagu üle vastutada, aga noh, et mida, ei tea, sa räägid lapsele ja. Aga kui me nii võtame, siis kui me räägime näiteks negatiivseid lugusid või kurvi laule või luuletusi, et kuidas sellega on, kas peaks kuidagi ümber pöörama või on seal oma koht? No mina arvan, et noh, eks see on igaühe ju tunde küsimus, et noh, et see jah, millest me nii palju ei rääkinud, aga noh, et see varjupool ja noh, see rikstarvus võib-olla ka seostub sellega, aga noh, see on ju kahtlemata olemas, et noh, see noh, võib-olla ei ole ka kõige parem, kui noh, nii-öelda midagi, mis on olemas, et sellest nagu üldse ei räägita. Lihtsalt küsimus on, et võib-olla, et kui palju, noh, kas umbes iga päev, et elu on noh, üks hädaorg on ju, et noh, ja on üksikud sellised helged hetked, noh, ütleme hästi lihtsustatult, noh, üks lugu. Et või siis kuidagi teistmoodi. Teadlikult loome. Nii, aga siis meile näidatakse, et on 10 minutit umbes, jah? Kas äkki kellelgi on ka küsimusi? Või suulis? Minul on küsimus. Toomas, kuidas sina defineeriksid, mis on loomine?
no ma arvan, et loomist ei saagi defineerida, tuleb luua. ja kuidas sina siis teed seda? See on selline hea küsimus, ma arvan, et sina tead seda võib-olla paremini või sama hästi vähemalt, et see on tegelikult väga-väga õige ja hea küsimus, et ma püüan sellele vastata, otsin. aga just see loomise selline impulss, et see kuidagi enda sees ära tunda, et noh, vot mina ei tea, kuidas see kellelgi on, aga et tuleb mingisugune mõte või mingi kujund või heli või laul või pilt või mis iganes. Ja ta ei anna nagu rahu, et mõte tuleb tagasi ja siis ilmselt võib-olla oleks nagu hea ja huvitav siis kuidagi väljendada, et näiteks sõnadega kirja räägid ja kindlasti loomine on väga palju seotud ka mänguga, mängulisusega, et lapsed, kes me kõik kunagi ka olime, mõned võib-olla niivõrd siiamaani, et nad ju nagu selle ei filosofeeri, vaid nad loovadki kogu aeg. Et jah, et mingi koht, et nagu katsetada. Nii nagu alguses oli ka, et Jumal lõi, onju, siis vaatas. looming ju. Hea. Või siis. Vaatas, et see on hea, onju. No aga kõik asjad võib-olla nagu ei tule hästi välja, no aga siis peab proovima. Aga minu arust see on selline, nagu hästi selline, selles mõttes oluline teema, ma räägin seda iseendale täpselt samamoodi, et rohkem sellist nagu loomist või loomise nagu tunnustamist või katsetamist, et seda oleks vaja, et kui nüüd sõnadega mängida, et uued lood saaksid üldse tekkida. Kas keegi tahab veel rääkida? Ja no vahepeal ütlen, no küsige, et see on olnud vanarahva teadmine, et see on päriselt üles kirjutatud, ja keeles on, mind on huvitanud keel, ja keeles on nagu mingi nii suur tarkus peidus, et vot see on nagu hea küsimus, et kes selle sinna keelde pani. Et kuidas see on, kui mõned asjad on nagu nii täpsed, see ütlemine, et lugudega luuakse ja juttudega juhitakse. Või siis see, et eesti keeles tõesti, et see lugu, looma, looming, loovus, loodus, loomus, et see kõik ongi kuidagi mingisugune loomine, see kuidagi on keeles sees, et keegi pole seda nii-öelda lõigutanud. Ja neid näiteid on nagu küll ja küll ja küll. Loodus ja loovus on üsna sarnased sõnad, seal on kogu tahvust, aga rohkem loodus ja rohkem loodus. Absoluutselt. Loodusest, loodus on muuseas leiutatud sõna, et nii-öelda loodusrahvastel siis sellist sõna nagu üldistatult nagu loodus pole üldse kunagi olemas olnud, sellepärast et nad ei tundnud, et ollakse nagu erinevad. Ja et seda me siin praegu ei jõudnudki väga palju rääkida, aga et tõesti võib-olla tasub lihtsalt lühidalt ära markeerida, et ühesõnaga, ma ei tea, kõikide praktiliselt maailma kultuuride pärimust on täis lugusid selle kohta, et kuidas siis erinevad loomad, linnud, puud, mäed, jõed on olendid ja siis nendega suheldakse nendes lugudes. Ja see mind isiklikult ka väga huvitab, et siis lugesin ka lapsena raamatut, pealkiri oli Nõukogude ajal, et siis, kui loomad ja linnud veel rääkisid. Ja et neid nii-öelda muinasjuttudena on nagu väga-väga palju
aga noh, et see huvitav koht on jällegi see, et kui kuidagi mõelda, proovida, aga et äkki on kuidagi päriselt nii, et äkki me oleme ära unustanud, võib-olla ka loomad unustanud või proovivad. Noh, ja kui mingit vastust ei tule, noh siis nagu ei proovigi enam või aga igal juhul see teadmine on nagu, või see on olnud kuidagi normaalne, et noh, nagu suhtleb. Aeg tagasi uuesti looma hakata. Jah. Selle pool. Küsimus on. Mõte, ei pea küsima midagi, alati on see küsimus, aga mõtle näiteks mõni mõte või looming. Sa mainisid siin see sügav seesmine rõõm, aga kuidas sellega seondub nüüd selline teine sõna nagu vaimustus ja vaimustus? Mis on ka seotud loomisega, eks? Jaa, väga hea, Peeter. No vaim on ka ju vist päris vana sõna. Et ju ta siis midagi olulist tähendab, et vaimustus, vaimus olemine. Vaimu pealetulek. Vaimu pealetulek, sissetulek. Et no mulle meenub sellega ainult nii Uku Masingu kui ka teiste, no ühesõnaga laialt levinud arusaam, et vaim on nagu tuul või nagu õhk, on ju, mis liigub ringi. Et ja kindlasti, ma arvan, tasub vaimustuda. Lugus puhub, kus ta tahab. Jah. Nii. Arvestades siis need lugude olulisust ja tähtsust. Kuidas saab heaks loopestjaks? No, tahaks öelda, et küsida näiteks Erki Kaikoneni käest. Aga näiteks Piret Päär, kes on Eesti üks esiloo jutuestjaid, rääkijaid, noh, ütleme, et see on nagu fakt. Et tema just ütles, me siin rääkisime mõnda aega tagasi, et tema eesmärk või mõte on selles, et inimesed, noh, peredes, inimesed täiesti nagu normaalsetes olukordades, oma peres eelkõige, aga noh, või sõprade hulgas, et hakkaksid või noh, nagu saaksid selle koha kätte ja ma räägin seda endale ka endiselt, et noh, ongi, et kuule, ma räägin sulle nüüd ühe loo ja see on nagu normaalne siis, et siis teine inimene noh, kuulab. Et nagu võib-olla see on see, et tegelikult väga hea küsimus jällegi, et äkki see vastus hakkab kusagil teiselt poolt, et kuidas saada paremateks kuulajateks, äkki siis tuleb ka rohkem lugusid. Noh, lugude rohkuses meil ei ole, sellega pole probleemi tänapäeva maailmas. Meil on nagu ligipääs nii paljudele lugudele, eks ju neid, noh, tõesti, aga võib-olla siin on väga oluline osa, kuulamise osa, et siis mida sügavalt kuuled, seda rohkem tekib ka seda selektsioonivõimet, et sa nagu oskad tekib ära tundmine paralleelselt sellega, et nagu loo siukses kandepinna sügavuses, tugevuses, jah. Et kas sellega kannatab jõge ületada nii-öelda. Kuidas saada heaks kuulajad? No, ära rääki. Karjut. Eks ta nii ongi, noh, et ega mina ei tea, kuidas need inimesed on elanud, aga kujutame ette, et seda proovime ette kujutada mingisugust varasemat elu, et kus nagu elektrit ei ole. Noh, mingisugune pilpa, Peero tuli kusagil põles, keegi siis tegi mingit käsitööd või osad tegid, noh, nii edasi. Noh, aega sügisel, talvel, nagu mõnes mõttes oli ikkagi väga palju. Et no ja
noh, äkki siis ei olnud kogu aeg sellist loba või noh, et loba oli ka, aga äkki oli siis aega, et keegi rääkis ja siis teised kuulasid. Ja noh, loomulikult olid igast rändavad jutuvestjad ja noh, eriti Keldi, Iiri ja Šotimaal ja noh, mujal on ka olnud, aga no ma arvan, et see ongi nagu selles mõttes noh, nagu kuidas öelda, et me mitte liiga lihtne, aga no, mulle tundub see üliolulisena, et no, ma ise töötan osaliselt ka õpetaja ja õppejõuna. Noh, seal tekib on ju selline natuke nagu tore võimupositsioon tore võimupositsioon, et noh. Omi lugusid vesta. Ja, et õpilased no, nagu teatud mõttes peavad kuulama. Aga noh, et see harjumus tekiks, ja mitte ainult mina ei räägi, vaid noh, me teemegi nendesse ringe pidevalt tihti ja kusjuures seda ma küll julgen täiesti siiralt ausalt öelda, et ma olen proovinud sellise vahelduva eduga, et läbi selliste põhimõtteliselt läbi ringide nagu julgustada ja meelitada, et kui neid pidevalt teha, iga tunni alguses, mitte mingisugust väga tiipi sügavat, lihtsalt oleme ringis, et kas sul on midagi, tahad midagi öelda, väga lihtne. Ja siis, nagu ütleme nii, et kui see kestab paar kuud näiteks iga päev, et siis hakkavad tulema, et isegi mõnikord, kes on kogu aeg vait, siis lõpuks ütleb, aga täna hommikul juhtus minuga selline asi, midagi juhtus. Ehk siis siin on nüüd see küsimise kunst on siis nagu kolmas selles vist. No selline jah, võib-olla meelitamine küsimine, et seda on tänapäeval vaja küll. Arvestades seda AI kultuuri arengut, siis seal on ka kõik juba taandub sellele, et sa oskad küsida. Jah, väga õige, tähendab küsimine, aga see, mida mina nimetan ka, mida teised inimesed nimetavad ruumi loomiseks. Et see on väga oluline, et alati on mingisugune ruum loodud. Et kas me seda teadvustame või mitte, kas see on klass või auditoorium või lihtsalt kogunemine. Et mingi ruum alati tekib, mingid reeglid seal on. Ja et seda on võimalik luua nii, et kus oleks seda vaikust, kuulamist ja siis lugude rääkimist. Ja samas see nagu ei tohiks muutuda, kuidas öelda, selliseks sunnituks. Et seda võiks natuke harjutada, kuulamist. Et ei pea kohe tõmblema või ühesõnaga väike telefonivõrutus, sellist asjad. Jääme ellu, kui me 15 minutit kuulame ja siis võib see meeldima hakata isegi. Kuidagi niimoodi. Kas need, ütleme, muinasjutud ja müüdid ja nad ilmselt õpetavad meil midagi, eks ole, mingid sellised põhiseosed või, aga kas võib ka nii olla, et ikkagi lood ka vananevad? Nad on omas ajas olnud ja enam ei töötanud, nad ei mõtesta, ei anna uusi suundi, et on vaja aegalt uusi lugusid. Absoluutselt, loomine ei peatu õnneks. See ongi see, et igaüks, ma tahaks öelda väikse huumori, et igaüks on kohustatud looma uusi lugusid või oleks väga tervitatav. Ma ei ütleks isegi, et nad nagu otseselt vananevad, aga see kontekst ja kultuur muutub. See, et kui mingi aeg tagasi ja mingi loodusrahva juures ja et see, et loomad ja linnud räägivad, see on nagu elementaarne, sellest isegi ei ole vaja, kõik teavad seda. Et siis meie ei tea seda, et selles mõttes jah, on muutus. Peeter, seal tundub, et on nagu see, et kui ei teki seda vaikuse kohta, siis ei teki tegelikult kuulmist, millest tõuseb pinnale küsimus, mille tulemusena võimalik nüüd kuulata nagu hoopis teisel tasandil ja nüüd vesta nagu see uus lugu. Vastasel juhul jääb see vana luupima lihtsalt.
aga mis vahe on nüüd lugude rääkimise ringis kasvõi ja lihtsalt mõttevahetuse vahel, kus ei pea olema loovformaat? Ei, absoluutselt ei pea, et noh, täna me lihtsalt räägime lugudest ja loomisest. Aga noh, lugudel on mingisugune minu arvates mingi noh, et me tunneme ära, et kus on mingi lugu ja noh, kus on nagu võib-olla üksik mõte. Et noh, lugu on ikkagi midagi sellist, et kusagil kellegiga midagi juhtus, toimus minuga võib-olla või kellegi teisega või läksime metsa täna ja käisime seal ja kuulasime ja võtsime käbisid ja äkki murdus suur puu. Ragises. Hea, et pähe ei kukkunud. Täitsa dramaatiline lugu, mis täna meiega juhtus. No oli ju, tõsi lugu. pildi ja maailma. Jah. aga see on huvitav, kuidas ma oma kogemust räägin viimasel ajal. Väga huvitavad lood, mis on näiteks Sumeri savitahvlitel, mida tänu AI-le tuleb välja. Ja teiseks gnostikute tekstid, mis ka kõlavad kuidagi hästi kutsalt ja kuidagi ajakohaselt. Nad ei ole meile rohkem muinasjutud või müüdid, vaid pigem midagi, mis on nagu varjatud, mida varem ei olnud. Ja ei noh, siin saab väga palju edasi arendada, et sellised varjatud lood, salajutud. Ega maailm on, noh, ma lihtsalt nagu ütlen, ise väitan, et maailm on ikka nagu väga kirju, väga kummaline ja et neid lugusid ilmneb, noh, väga ootamatuid, et ma ei tea millegipärast, kui mul tuli nagu pähe lihtsalt sinna väike fragment, see oli isegi lugu, aga et mul sõber seda rääkis ja et ma arvan, et see on nagu tõsi, et ühesõnaga, no ühesõnaga kellegi sõbra vanaisa näiteks suri ära ja siis tema padja alt leiti siis mingi vihik ja siis see vihik oli täis siis selliseid nõiasõnu ja siis no vot, et ka neid on nagu noh, siin kuidagi salaja nagu edasi antud ja noh, näiteks ongi sellised ussisõnad ja mis inimesed on proovinud, et kohati nagu täiesti päriselt töötavad, et noh, et mis see tähendab, et see tähendab, sa nagu lood kontakti ja sa kuidagi suhtled. Ja mul tuli ka see, kui sa enne tõid näite sellest ringist, et siis et nende lugudega on ka justkui natuke nagu ring, et mingil ajal on mingid tarkused ja siis mingi hetk lähed jälle juurde tagasi, et tuli seesama lugu, et kui vanemuine kuldsel aalkord istus maha sööma ja kandelugu looma, et jälle loodusega kontakt ja nüüd ma olen jälle sellest nagu tagasi, et see on seesama väärtus, mis kannab jätkuvalt. Jah, ja noh, sealt tuleb ka veel see Kungla rahvas ja noh, see on ka selline huvitav asi, mida või noh, huvitav mõte või nimi, mida edasi mõelda, et mis see Kungla siis on, et kust see tuli, ja noh, väga palju on erinevates kultuurides selliseid, kuidas öelda, selliseid kuldajastu lugusid, on ju, et kus kõik inimesed elavad hästi ja just ma täna siia sõites mõtlesin ka, et hea, et sa küsisid või ütlesid, et meelde tuli, et need noh, sellised a la Kungla või noh, mis tunduvad sellised rahvusromantilised ja nii, aga et noh, et kui vaadata mingisuguseid ka noh, nagu kas maale või joonistusi, et noh, mis nagu kujutavad sellist ma ei tea, ütleme siis nagu kuldajastut, et noh, et tegelikult need kuidagi kõnetavad ju või noh, vähemalt mind siis aeg-ajalt, et järelikult noh, seal ikkagi ka midagi on ja ka need lood nagu väärivad kuidagi meelespidamist ja rääkimist võib-olla. Igaüks hakkab ka siis oma lugusid
jutustama. täna võime sellega algust teha. Filmiga. nii, ega suunas ei ole mõnda küsimust. ja ma ei mõtle. head lood on nagu head lood on nagu sibulad. Need ei vanane, vaid kooruvad kihiti lahti. Iga järgmine sügavam. Sügavuse loob uus tõlgendus. Väga hästi. nii et hakkame kokku võtma või? jah, et hakkame siis lugusid vestma. ja kes inspiratsiooni tahab, siis Toomasel on vist raamatud ka kaasas, kui keegi tahab jah, ikka heita. jah, ja ma lõpetuseks kutsungi üles, et siis nii kuulama kui lugusid rääkima üksteisele, teineteisele ringides, kogukondades. no tänapäeval muidugi kõike seda tehnikamaailma kasutades, mis seal muud on ka, kui peamiselt ikkagi mingit tüüpi lood. et siis on elu kindlasti huvitav.